Hunt ja 7 kitsetalle. Elas kord kitseema, kellel oli 7 väikest tallekest. Ta armastas oma kitsetallesid nii, nagu iga ema oma lapsi armastab. Ühel päeval kitseema hüüdis pojad enda juurde ja ütles: armsad lapsed, mina lähen nüüd metsa, olge te ilusti kodus, kuid vaadake, et hunti sisse ei lase. See paha tegelane püüab ennast osava jutuga paina näidata, aga kui ta tuppa sisse saab, siis sööb ta teid ära. Ärge tema juttu uskuge ega kedagi sisse laske. Hundi tunnete kareda hääle ja mustade jalgade järgi kohe ära. Kallis ema, me ei lase kedagi sisse. Ära meie pärast muretse, vastasid kitsetalled. Kitseema läks rahulikult metsa süüa otsima. Ei läinudki kaua aega, kui keegi koputas uksele ja hüüdis: tehke uks lahti, kallid lapsed. Siin on teie ema, tõin kõigile süüa. Kuid kitsetalled said kahedast häälest kohe aru, et ukse taga on hunt. Ei tee me sulle ust lahti, hüüdsid nad vastu. Sina ei ole meie ema. Emal on õrn ja mahe hääl, kuid sinul on kare. Sina oled kuri hunt. Siis läks hunt kaupmehe juurde, ostis kriiti ja sõi selle ära. Hunt lippas tagasi, koputas ja hüüdis kriidi söömises peenikese häälega. Avage uks, armsad lapsed, olen teie ema ja tõin kõigile maiustusi. Hunt pani oma musta käpa aknale. Kitselapsed nägid seda. Ei tee sulle ust lahti. Meie emal ei ole mustad jalad. Sina oled kuri hunt. Hunt jooksis pagari juurde ja ütles: määri käppa taignaga. Kui pagar oli käppa taignaga määrinud, jooksis hunt möldri juurde ja palus: ole hea mees. Raputa valge jahu mu käppa peale või ma söön su ära. Mölder raputas jahu käppa peale. Nüüd jooksis hunt oma 3. korda kitsetallede maja juurde. Koputas ja hüüdis: tehke uks lahti, lapsukesed, siin on teie ema. Toon kõigile midagi maitsvat. Kitsetalled hüüdsid vastu: näita meile käppa, siis saame aru, kas oled meie armas ema või hoopis kuri hunt. Hunt pani oma taigna ja jahuga määritud käpad aknalauale. Tallekesed tegid ukse lahti. Kuid ukses hüppas sisse kuri hunt, kitsetalled ehmusid ja üritasid peitu pugeda, kes kuhu sai. Üks jooksis laua alla, teine voodisse, 3. ahju, 4. kööki, 5. riidekappi, 6. pesukausi alla ja 7. kellakappi. Kuid hunt otsis nad kõik üksteise järele üles ja neelas tervelt alla.
ainult kõige väiksema kitsetalle, kes oli end kellakappi peitnud, ei leidnud ta üles. Hunt heitis puu alla murule pikali ja hakkas ema tuli metsas koju ja leidis, et kõik oli segamini. Uks oli lahti, lauad ja toolid pikali, tekid ja padjad põrandal. Ta hakkas oma lapsi otsima, aga ei leidnud neid kuskilt. Kitse ema hüüdis neid nimede kaupa, kuid keegi ei vastanud. Kui ta lõpuks kõige nooremad hüüdis, kostis kapist õrn hääl. Armas ema, mina olen siin. Kitse talle rääkis, kuidas hunt oli ülejäänud lapsed ära söönud. Kitse ema nutis oma laste pärast. Äkitselt märkasid nad hunti, kes magas puu all ja norskas valjult. Kitse ema nägi, et hundi suur kõht liikus. Seal on mu lapsed, mõtles ta. Väike kitsetal tõi ruttu käärid, niidi ja nõela. Kitse ema lõikas hundi kõhu lahti ja kõik 6 kitsetalle hüppasid elusalt ja tervelt välja. Kitsetalled rõõmustasid, aga ema ütles, nüüd tooge suuri kive, kuni hunt veel magab. Lapsed tassisid kive, mille ema pani hundi kõhtu ja õmbles kõhtu kinni. Hunt ei märganud midagi. Kui hunt ärkas, tundis ta suurt janu ja läks vee juurde vett jooma. Kui ta kummardus, tõmbas kividega täidetud kõhta alla vette ja hunt uppus. Kitsetalled rõõmustasid ja hüüdsid. Hunt on surnud. Nad tantsisid koos emaga rõõmsalt. Õppetund on järgmine. Ema ja isa sõna tuleb kuulata. Nad tahavad sulle ainult head. Mis võib juhtuda, kui sa ei kuula oma vanemaid?